Kui on huvi oma huuli suurendada, siis tuleks veenduda, et tegija oleks antud alal professionaal ja Julia, sinul on selles valdkonnas kogemust juba 14 aastat. Räägi meile huulte korrigeerimisest. Huulte korrigeerimine on tegelikult üks huvitavamaid teemasi, eks ole, et küsivad patsiendid seda väga tihti. Aga huulte korrigeerimine ei tähenda üldse huulte suurendamist. Et meie patsient on reeglina patsient 50+, eks ole, kellel hakkavad kortsukesed sisse söödma nagu suud. Ja siis ongi nagu mõte tõsta see ülahuul, eks ole, tuua esile ja no mida salata, aga nagu naise tuju läheb sellega paremaks, tõstab enesekindlust. Kellel sobib huulte korrigeerimine? Huulte korrigeerimisel tegelikult vanusekategooriat ei ole, eks ole, et võib teha ka patsiendile, kellel olid breketid ja on näiteks ülahuul välja veninud või nagu suukuju on nagu vormist välja, võib teha ka 25-aastane, eks ole, aga samast keskmine patsient ongi 40–50, eks ole. Tänasel patsiendil tõstsid sa ka suunurki. Suunurkasid saab tõsta, sest et suunurgad vajuvad teatud vanusel ja hakkavad nagu tekkima sellist nagu kurpvälimust, et see on oluline, et meie oleksime rõõmsameelsed, eks ole, ja suunurkade tõstmine toimub samuti hüaluronhappega ja ei ole üldse keeruline protsess. Saab suurendada huuli niimoodi, et ongi sellised nii-öelda pardimokad, aga saab teha ka sellist hästi loomulikku tööd, et kuidas see tehnika vahe on? Tehnika vahe on suur ja huultel ja huultel on väga suur erinevus. Et enamus mina pakun, et käsi südamele, et 95% patsientidest, meie patsientidest nädala pärast keegi ei saa neil töö juures öelda, et kuule, kas sa süstisid. Et no tegelikult naiskolleegid vaatavad väga-väga nagu konkreetselt, eks ole, et midagi on muutunud. Aga mul on kõige parem kompliment, kui patsient tuleb tagasi kontrolli 2 nädala pärast ja ütleb, et kõik ütles, et ma olen nagu puhkamas käidud. Et meie oskame selliseid huuli teha, mitte ainult huuli, vaid ka suuümbruse piirkond, eks ole, sest et oluline mitte ainult, kuidas huulekuju on, eks ole, aga kuidas nasala peal kortsud või kuidas näeb üleüldse terve see suuala nagu. Kui kaua tulemus püsib? Keskmiselt tulemused püsivad aasta, aga on patsiente, kes joovad vähe vett ja nendel tulemus püsib 8 kuud kuni aasta. Ma alati soovitan, et kui te olete lasknud endale hüaluronhappe fillereid teha, et siis kindlasti jooge. Et oma tavapärasest kogusest 2 klaasi juurde. Siis tuleb see täitesüst ilusasti lahti ja on see lõpptulemus nagu kaua kestav. Jana, kuidas sa tulemusega rahul oled? Väga rahul olen. Mind just häiris enda juures see ülahuul oli nagu hästi kitsas ja nüüd on see saanud täidlasemaks ja ma olen selle üle väga õnnelik. Meie teeme siin hästi naturaalseid huuli, et kui sa tahad selgitada, kas just sulle nad sobilikud, tule konsultatsioonile.